Tellisin kevadrullid, aga need küll kevadrullid ei ole. Need on sügisrullid. Sügis on käes. Pead ise tegema hakkama neid siin, võt. Me läheme perega reisile. Meil on kaasas koer Fifi. Me reisime Vietnami. Seal on soe hea mõnus. Meie kodus juba sügis puudelt maha tulnud lehed. Tuul on külm ja puhub valjult. Varsti läheb meie lennuk. Seal on draakoni sild. Vaata, mäed on seal teemal. Ja seal on mäed. Mäed. Siim on mägede fänn meil. Üliägeda ookeani vaatega selle korteri saime uue endale. See on nii ilus vaatega. Ja vaadake, seal ookean vuhab. Ja siin on maja. Läbipaistev maja. See on jäänud siin poolel juba aastast 2019. See on väga kummituskasv. Ja seal on linn. Aga sellest võetakse väga ilus maja. Maailma kuulus toit. Mida ma esimest korda sain Kuubal. Mida väga paljud tahavad süüa. Proovi. Sa seda esimest korda või? Ma ei teagi. Aga noh, ainult saab osa ainult all vaata. Igatahes vägevasse sööklasse sattusime sööma. Ja see on juba mitmes sellise paigutusega söögikoht, mida me mööda kandides nägime. Nii et tundub, et siin Danangis on sellised sööklastiilis kohvikud. Tihedam nähtus ja tegelikult neil alles, nad ei olnud vist päris avatud, kui nad meid vastu võtsid, et nad siin alles katavad laudu ja noh, siuke tunne on, et läheb suuremaks mölluks. Ilmselt on see iga õhtu niimoodi. Vägev vaade ikka siin. Jõhker. Suur linn jälle. See on nagu hambapassa. See on nagu hambapassa. Maitseb või? See on arbuusiga. Aga jah. See on arbuusiga. Banaaniga oli ka, aga... Pimedas ei ole seda ehitust üldse näha, on ikkagi ilusad linnatuled paistavad sealt ruutudest läbi ja täna oleme päris vässud. Ei ole. Liisa magas rongis kõige rohkem. Aga meie eriti mitte. Aga võib-olla ongi hea, mis see kell on? 9. Jah, saame kohalikku aega lõppu. Kuidas? Kui me täna vara magama lähme. Ja homme varem ärkame. Suure hooga tulime, nii kaua ootasime. Seal. Nii see läheb üles. Ui. Selle peale meil lähe. Mida on? Meie lähme poodi sellepärast, et me ostame vett. Tavaliselt tüüpiline värk on see, et isegi kui otseselt poodi pole vaja minna, kõht on täis, süüa ei taha, midagi nagu vaja pole, siis vett on alati vaja. Jälle ma leidsin ühe viimase mullivee. Mul on enne ka niimoodi olnud, et ma leian lihtsalt külmkapist ühe viimase, selline kollase korgiga. Mulliveega siin riigis priisata ei ole, aga noh, leiab ikka, aga ja üks pudel. Mis nimi on? Ei, see ei ole, vaata, tal on see madal kork. Jaa. Madala korgiga ei saa teha mullivett.
et põhiline mullivesi, mis siin on enamasti saadaval, on see hall Schweppes soda water. Wifi on nii nunna siin sinu kaisus. Ai, kui mõnnad te olete siin. Mingil põhjusel on siin Danangis ikka väga palju suuri maju jäänud pooleli, et kui me sõitsime siia piirkonda, siis me nägime mitmeid ja ma näitan kohe veel. Terve see ilus maja on tühi pooleli. Ja seal. No lõpuks ometi sellist õiget lõunamaa paradiisi vaibi ka. Esimest korda selle reisi jooksul tegelikult mina näen sellist vaatepilti. Heleliiv, palmid. Julmad lained. Siin saab surfilaua rentida ja minna sõitma. Aga no ma sõidaks ainult selle valge peal. Nagu ikka oleme kohvikohti nuhkimas. Nooblid kohvi armastajad. Ja see on okei. Muidugi. On väga okei olla noobel. Nii, olete valmis proovima. Proovige ka ikka. Pange subscribe ja like. Kui panete 500 subscribe'i, siis ma joon selle ära. Ossa poissi. Väga hea kohv. Ossa poissi. Kohvis noob approved. Jep. Jõhker. Leidsime oma tulevasse koju laua. Ja no neid on siin 4 tükki. Võta üks. Aga ei hakka ära viia. Aga teised pool teed on ka. See on selle hotelli oma. Jaa. Väga ilus. Lennukisse ma ei usu, et me jaksame seda tõsta. Proovime Liisa kaheksa. Ei liiguta üldse. Selle peal võib veits teha. Ei ule. Maha jätud maju. Palju maha jätud maju. Pooleli jätud maju. Ma ei mäleta, kui ma pidin minema. Vaatan korraks. Jah, sinna. 104 000 ainult. Sobib ka? Ma vaatan, mis tulevad. Aga no meil oli liftigi. Ma ei võtta. Aga ma arvasin alguses, et see kuju seal suur, see Jeesuse kuju. Nee, on Jeesusega tehtud Budavast. Naine Budavast. Naine on. Sest et me nägime pilti. Siin on mingid paadid. Praegu me sõidame siis selle Krääbi taksoga kuskile Buda templisse, mis on 12 kilomeetri kaugusel sealt, kus me alustasime sõitu. Ja hind on 360 eurodest. Suur linn. Jõudsime kohale. Taksojuht pakkus, et ta ootab meid ära ja tagasi peaks saama sama hinnaga. Aga ta ei lõpetanud sõitu praegu. Aga jah, Krabi sõitu kinni ei pannud. Ja ma ei tea, kaua meil aega läheb, kas ta nagu 10 päeva. Lihtsalt niisama on nõus ootama, aga vaevalt küll. Tema auhind on see, et saab tagasi sõita. No jaa, aga samas ta saaks teisi kliente samal ajal. No eks paistab. Siis me mõtlesime, kas me võtame selle pakkumise vastu, et saab tellida ka siia Krääbi. Väga see on see, mida me nägime sealt rannast. Hull suur. Pole kunagi näinud templit. Mida? Hevikas. Vaata hevi, vaata.
Không, là vì anh nói đây nè. Ý là anh đang lên chuồng. Hullu maja. See maagab peale. Kes see ehitas seksena? Ma ei saa aru küll, et see on suurel. See pole üldse kõrge. Väga hull. Lähme sisse või? Niimoodi. Nii tal ei ole seal auku. All. Ülemist mõtlen. See vist on. Vaata parem veel. Ma teen seda teist. Täpselt aasta tagasi tegime samasuguseid pilte. Oli üks väga kõrge kuju, keda me üritasime pildile saada, mis oli äge ja maailma vaatamisväärsus. Ja see oli Mehhikos, see maailma rekordi kõrgune Katriina ehk siis luukere seoses surnute pühaga. Nii et kes ei ole veel meie Mehhiko seriaali vaadanud, Mehhiko seebikat, siis mine vaatama. See on Tannang linn. Väga suur linn. Ja osad nendest majadest on tühjad. Mõnus murule. Keegi trimmerdab. Rahvaarvult see on sama suur linn nagu Eesti. Jah, 1,2 miljonit. 1,3 on. Siin oli ka üle 1,2 tegelikult. Lasime endast just pildi teha fotograafil. Kohe printitakse pilt välja. 50 tonni ja pilt käes. Nagu njuhti. 50 tonni on 2 euri. No nõks alla 2 euri. Ma olen nii kaugel juba. No proovi veel. Liisa proovib niimoodi kukkuda, et ta ei pannaks jalga taha, vaid usaldab. Ui, tuligi välja. Aga seda peab kokkuleppega tegema. Õppime siin elu usaldama, inspireerituna sellest kujust. Mis mõttes siin? Näite. Väga lahe. Mis mõttes siin fotosi pilt näitama? Vietnamis. Kuidas? Ja odav. Kuidas ma saan? Äge, et sul on nii ära. Tekkis praegu mõte, et meil on nagu 100 aastat fotod vanemad nagu printimata, ainult digitaalsel kujul. Aga me kogu aeg mõtleme sellest, et peaks seda tegema. Ja kui siin on see värk nii odav juba siin turistikohas, siis äkki tasub kaaluda, et lihtsalt kõik pildid, mis telefonides on, prindime siin kuskil välja ja Saada veel. Vaata ägedalt nad söövad. Kõik saab seal üle. Käivad seal, mis korjas. Ai, seal all on ka. Või kui nüüd... vägev loodus ikka. Vot ei tea, kus me nüüd sattusime selles mõttes, et mis tähendusega need siin on. Ja seal
juured. See on kasvanud selliseks nagu tüveks. Hoiavad pikalt selle puud. Jumala näljakas puud. Mägedes on järv. paati. Miks sa saad peadi pea? Naljakas paat. Ümmargune paat. Liisa küsis, mis asi see on? See on generaator. Koele teeb elektrit. Teen küll enne korrata. See pood on ikkagist nagu valgusaastate kaugusel, siis sellest, mida meie mõtleme off-grid. Näed, tal on oma käekad. Tal pole vaja mingit linna elektrit. Kui linnas läheb elekter ära, selles poes on 24/7 elekter olemas. Kui linnas läheb elekter ära, temal ei lähe. Tellisin kevadrullid, aga neid küll kevadrullid ei ole. Need on sügisrullid. Sügis on käes. Pead ise tegema hakkama neid siin, võt. Käärid on antud ka ja hakkab pihta. Sööme äkki on ühed pannkoogid või? No, proovi jah. Kõht on päris tühi. Kevadrullid ikkagi tulid, nii et me ei tea, milleks see on. Aga äkki nad ajad sassi. Aga vaatame, kas Liisa vorstid ja friikad tulevad või sööd neid täna? Kurku ka. No nii, Siimu esimene küüslaugukas tuli. kevadrull. Ei, ma olen ikka Eestis ka teinud. Aga tegelikult on jah see, et me ei tea, miks meile see komplekt siin lauda toodi. Aga miks mitte? Tasuta. Aga miks mitte? Ja tasuta või mitte, see siis selgub pärast. Siit võtad küüslaugu. Paned vürtsid. Grillisime need, aga nii vürtsika teed või? Jaa. Oi. Aga Liisal on see küll elu esimene kevadrull meisterdada. Aga pane kahvlit. Valmis. Tuleks niimoodi hakkama rollima või kuidagi? Tegelikult peaks ühte otsa panema need kõik. Ühte otsast rollima. Väga hea. Noh, super. Saad jätta kinni ka ikka. Burrito. Ja nüüd on must. See paber ei tule. Tuleb ikka. Vaata, see läheb juba pehmeks sinna ka. Ma jah, ta on siuke kõva. Ta on riisipaber. Jah, ta tahab. Ma ei tea. Kuidas enda tehtud see kevadrull oli? Hea, aga samas ka mitte. Nagu esimesed ampsud olid head. Mis siis juhtus? Ei maitse mina. Ja see piparmint annab nii tugevat maitset. Piparmint annab päris tugeva maitse. Ühe Kasutavad siin igal pool salatis. Piparminti. Ja mulle just meeldivad need igast rohelised ürdid ja asjad, mis nad siin kasutavad, nii uued erinevad maitsed. Jah, võt küll. Päikseloojangu taevas. Siin riigis olen juba pannud tähele mitmes poes, et siin on nii ilusad šokolaadipakendid. Kõik tunduvad nagu sellised väga kvaliteetsed, korralikud šokolaadid. Et ma olen mitu korda mõelnud filmida, aga ei ole veel seda teinud, aga need on jälle mingid uued pakendid, mis ma näen. Ja jumala kihvtid. Vaat seda. Ja sellised näiteks. Vaata, mis ma leidsin. Sa juba näitasid. Kootši marjad, arva palju maksavad. No ma arvan, 150 grammi. No Eestis maksab see mingi üle 10 euro vist. Siin on 48 000. 2 eurot ja isegi vähem. Suur kord. Sööma või? Jah, väga head on nad.
Exploorime siin siksakis selliseid tänavakesi. Väga ägedad, armsad väiksed tänavad. Tädi pani just sinna juurde viiruke. Siis neid tuleb hingamisteed ja probleemiks kogu aeg hingad sa viiruket. Vastupidi, just mõjub väga hästi. Aga ühesõnaga me tulime massaaži. Puhastab meie hinge. Siin on roosilehed ja see laim. Ma nühin oma jalgusele vastu. Seal pandi ka seda roosilehtedega vannis kallasime endale pähe. Väga mõnus massaaž oli. Kohe küsin, kuidas teistele asjaosalistele meeldis. Väga mõnus, väga mõnus. Just enne rääkisin poes šokolaadist, et siin on kuidagi nii ilusad šokolaadipaberid ja need karbid ja kuidagi nagu šokolaad on silma jäänud, just kohalik. Ja siis näeme siin sellist kohta. Ma ei tea, mis siin tehakse. Vaata just. Klaverikool. Midagi remondib, võib-olla remont. Võib-olla on remont. Oleme jõudnud Prismasse. Kohalik Prisma. Jaa, see on täiega kohalik. Tegelikult on Lottemaa. Lottemart. Lottemart. Väga põnev vetikas. Ma sain kiili kätte. Dragonfly. Täna me nägime neid palju ju. Kuidas? See on mingi raskusega. Ja nad on ehitatud. Ostame või? See on nii lahe. Päris hea. Ostame. Naljakalt seisab siin selle ääre. Vaata. Nagu võtad, siis paned nagu sirgelt ja siis... Gurmee õhtutäie soos. No jah, vaata siin tulevad. Pelmeenid. Mamma pelmeenid. Või see on pealinna pelmeenid. By the way, me saime uue korteri ka vahepeal. Jah, see kadus ära, mis ma näitasin teile. Ilus vaade. Vaadake nüüd, noh. See maja oli päris hull seal. Ma tegin midagi. See maja oli jah, korralik monstrum. Ja kohe tegi pimedamaks toa, et noh, ongi, kui sa elad näiteks mingis suures linnas kõrghoonete vahel, siis sul ongi pime. Aga tegelikult me pidime algusest peale siia korterisse saama, aga ta ütles, et mingi elektriteema oli siin ja sellepärast me tegelikult olime ühe öö selles teises korteris. Kuigi ma ei teadnud, või noh, ma eeldasin, et see meie päris korter on täpselt selle 2 korrust selle all, aga samal pool ma arvasin. Aga väga tore oli näha, et on teisel pool maja.